Tere tulemast, väekas eestlane, 24. episoodi teadvuse avaldamise minutitest. Väga huvitav number ja sümboliseerib oma olemuses tasakaalu. Ja ka mingis mõttes mingite tsüklite lõppu ja algust. Täna ma räägin sellisel teemal, nagu seda on intiimsus. Tunnen, et see on väga-väga vajalik ja oluline teema. Ja kui ma hakkasin otsima definitsiooni selle kohta, siis oli see väga huvitav leid, sest ma ei leidnudki mingisugust eestikeelsussõnastikku, vaid ma leidsin võõrkeelsussõnastikku, mis on väga huvitav, nagu see oleks, intimacy, see tulebki ingliskeelsest sõnast. Tegelikult muidugi alati ladinakeelne vaste sellele on siis intimus ehk siis sisim või sügavaim. Aga mis ma leidsin, ma just loen selle ette, siis nagu saame siit hakata lahti arutama. Intiimne on siis väga lähedane, usalduslik, puhtisiklik, eraeluline, võõraste eest varjatud, hubane, tundmuslik, tundeheli, sugueluline. Ja see ongi nagu hästi vahva, et siin see sugueluline on ka sees ilusasti. Sellepärast, et natukene on nagu selline tunne, vaadates seda maailma meie ümber, et intiimsuse päris olemusest nagu reaalses elus on suuresti alles jäänud ainult see viimane. Et soovitakse intiimsust, sest intiimsus ise on ju ühendus, on sügav ühendus, mingisugune selline sisemine soov siis olla päriselt nähtud. Ja siis me proovime nagu täita seda sisemist soovi mingisuguste väliste asjade või tegevuste või ainete või millega iganes, on ju. Et neid asju on väga palju. Et see on oluline teema, millest rääkides, sest see on juurpõhjus väga paljudele sellisele kompulsiivsetele käitumismehhanismidele. Ehk siis, kui me konstantselt nagu scrollime, eks ole, näiteks, siis tegelikult see on sama põhjus. Me otsime seda ühendust, seda päris ühendust. Ja tegelikult ega sealt väljast me seda ühendust ei saa, saame, aga see väljaspoolt saadud intiimsus, mida me siis kogeme, see on peegeldus sellest, kui intiimsed me oleme iseendaga. Proovime hästi mõista siis seda intiimsust, et mis selle aluseks on, ühendus, eks ole, nagu ta seal tuli välja ka, et see mingi sügav, sisemine, midagi võib-olla, mida käega katsuda ei saa, aga see on kõigi meie sees on olemas. Ja tihtipeale selle sisemise soovi mitte täitmisel või kui me ei ole teadlik või me ei julge siis enda sisse vaadata, siis me eksime ära ja me hakkamegi otsima seda nagu väljaspoolt, on ju. Aga kui me iseendasse ei vaata, siis need suhted, mida me ligi tegelikult tõmbame, on sellised hästi pinnapealsed. Need peegeldavad meie sisemist suhet. Kui meie enda sisemine suhe ei ole korras, me tegelikult ei ole iseendale otsa vaadanud, me ei ole küsinud endalt väga olulisi küsimusi ja päriselt tunnistanud siis endale näiteks seda, et mida ma kardan, mida ma vajan, mida ma päriselt vajan. Kes ma üldse olen, miks ma siin olen, need on kõik seotud sellega, see on selline sügav, intiimsus on selline sügav sisekaemuslik protsess, kus me õpime iseennast paremini tundma. Ja mida paremini me iseennast õpime tundma, seda paremini me mõistame ka teisi inimesi enda ümber. Tegelikult ongi nii lihtne, ei ole mingisugune tuumafüüsika selles mõttes, et me soovime, et midagi meid seesmiselt nagu liigutaks. Sellepärast ka need kõiksugused asendustegevused siis sellele, et me iseenda sisse läheks. Sest kui me iseendaga loome kontakti, siis me juba ise ühendume endaga, me liigutame või me tunneme seda sisemist liikumist, seda sügavust, mis meis kõigis on iseenda sees.
Aga selle jaoks muidugi on vaja kõrvale panna need kõiksugused kõrvalised tegevused ja lõpetada see selline ühenduse tagaajamine väljaspoolt ennast ära. Et otse loomulikult me olemegi mõeldud teiste inimestega ühenduma, aga see saab alles olla kvaliteetne ja sügav ja väärtuslik selline, mis täidab meid päriselt. Me tunneme, et meil ei ole midagi puudu. Ongi alles siis, kui me iseendaga julgeme ühenduda. Et aga noh, jah, see on selline sõltuvus. Täna nägin just ägedat videot ka sõltuvuste kohta ja sama asja rääkis seal tegelikult, et inimene ei ole iseendaga sõbraks saanud. Ta on enesega tegelikult väga rahulolematu erinevatel põhjustel, millesse ma siin praegu ei hakka sukelduma. Need tavaliselt hakkavad juba varases lapsepõlves pihta, kus siis võib-olla on meiega oldud rahulolematu ja siis me oleme saanud sellise vildaka kuvandi iseendast, et justkui me pole piisavad ja siis me surume aga neid osi endast alla, mõeldes, et need on normaalsed. Ja siis tegelikult sisetunne ütleb, et kuule, see asi on vähe kööbakas, et oleks vaja vaadata, et ärevus, kontroll, mis iganes sealt siis tuleb. Ja siis me otsime väljast kuskilt leevendust sellele. Et kuidagi kontrolli all hoida seda või ja mida kiiremini ja lihtsam on seda paremini, eks ole. Aga selline enesega intiimne olek, see võtab aega tihtipeale, see võtab pühendumist ja eelkõige seda, et me päriselt ka tahaks kuulda. Me küsime küll neid olulisi küsimusi, küsimused on ka väga olulised, aga veel olulisem on see, et kas me kuulame ka. Ja jälle, see peegeldub ju tagasi meile maailmast, on ju. Kas me lihtsalt küsime mingeid asju või me päriselt kuulame ka, mida meile vastatakse. Sest see on sama oluline. Ja me kõik tahame jälle, põrkan tagasi alguses, olla nähtud ja kuuldud täpselt sellisena, nagu me oleme. Ja selle tulemusel siis, et me ei julge olla intiimsed iseendaga, me ei julge vaadata iseendasse, võtta iseendas vastu neid osi, mis meile võib-olla väga ei meeldi. Ma ei tea, näiteks mingi kadedus, armukadeedus või see, et me kipume olema võib-olla kriitilised kas enda või teiste suhtes. Et need on osad, mida on vaja vaadata iseendast. Või oleme me kuidagi vähendanud ennast ja lubanud ka teistel ennast vähendada või kuidagi lugupidamatult endaga näiteks käituda. Ja siis oleme nagu, pole midagi vaata, ma ei hakka siin pühid maha, et mind ei huvita, aga tegelikult lugupidamatus on väga suur haava tekitaja, kui me seda ei väljenda ka enda eest ei seisa, siis see jätab jälje. Intiimsuse aluseks on ka haavatavus, et me julgeme siis olla haavatavad, me julgeme vaadata ja näha ja näidata neid osi iseendast, mis tegelikult, kuidas ma ütlen, kui on justkui nagu on oht, et me saame haiget selle käigus, eks ole. See on see mõte. Et kui me julgeme seda teha, et see on oht see, et äkki meid hüljatakse, et see on siuke hästi instinktiivne hirm tegelikult inimeste sees. Ja siis see on selline risk, eks ole, mida meil siis on vaja võtta selle jaoks, et päris ühendust luua, olla siis haavatavad. Ja see tuleb läbi harjutamise ja siis ka muidugi vaatamise, et mis see on see, mis takistab meil haavatav olemist. Ma arvan, et see on veel olulisem küsimus. Et mis takistab meil haavatav olemist, kas seal on midagi sügavamat all. Ja muidugi selline isiklik intiimsus siis iseendaga. See ei ole tihtipeale selline mõnus chill protsess on ja see võib ka valus olla, sest meil on vaja tihtipeale otsa vaadata mingitele osadele iseendast, mida me üldse ei taha nagu tunnistada, et ma ei tea, näiteks ma kipun ohvri rolli minema näiteks suhetes või mingites situatsioonides on ju. Et või taha tunnistada oma mingisugust panust olukorrale või konflikti tekkimisele näiteks või ma vähendan iseennast, sellepärast et kui ma ennast ei vähenda, siis ma pean ju vastutust võtma, eks ole, et ma ei saa lihtsalt öelda, et ma ei oska, ma ei saa hakkama, et siis kõnnin lihtsalt ära ja nii ongi, on ju. Et see on selline, seal on väga palju asju all tegelikult, millele me ei taha hästi otsa vaadata, me ei taha hästi tunnistada. Hästi hea viis märgata neid osi endast on panna tähele, kus me oleme kriitilised teiste inimeste suhtes. Et oi, näe, vaata, on siuke.
tegelikult teine inimene peegeldab sulle lihtsalt tagasi seda, mida sa kas ei ole iseendast täielikult vastu võtnud või mida sa siis teed või noh, selles mõttes, et sa teed seda ise ka suure tõenäosusega. Või vastupidi, võib-olla sul oleks vaja seda teha. Näiteks mul üks väga hea tuttav ütles sellise kuidagi tuli nagu jutu käigus, ma toon näite, et inimene, keda ta siis nägi, oli selline väga ennast imetlev. Oli küll hästi tugevalt nagu ego väljas ja tegelikult pigem nagu oli näha, et see ei olnud sihuke ehe enesekindlus, see, mis tuleb meie seest, vaid see oli selline kuvatud enesekindlus, uhked riided ja kõik see, et aga tegelikult seesmiselt ei olnud nii tugev see enesekindlus, et see baseerus välisel kinnitusel. Ja see kuidagi ärritas teda. Ja siis tegelikult siis ma küsisin talt, noh, et aga mis sa arvad, mis asi see sind nagu ärritas seal, siis noh, tuligi välja see, tegelikult see inimene ise, mis siis tundis seda sellist kriitikat nagu selle teise inimese suhtes, ei oska üldse ennast imetleda ja ennast väärtustada ja tunnustada, et see tegelikult see on oskus, mida tal on vaja õppida, mida ta ei ole omaks võtnud iseendas, et see on väga oluline oskus iseennast armastada, iseenda eest hoolitseda ja ennast siis ka auväärsele kohale tõsta elus. Muidugi mitte üle laipad ja mitte üle teiste, aga siiski, et võrdväärsele väärikale kohale siis vastavusse sellega, kes me päriselt oleme. Et see on siis niisugune peegel, eks ole, või oi, näe, vaat see teeb niimoodi ja kritiseerib seal ja aga noh, mis sa ise teed samal ajal. Et need ongi needsamad kohad, et tihtipeale needsamad inimesed, kes meid ärritavad, nad näitavad tegelikult meile mingit osa meist endast, mida me ei ole siis vastu võtnud, mida me ei ole iseendasse vaadanud, et tegelikult ma teen ka nii või tegelikult ma tahaks ka nii teha, aga ma ei oska, on ju. Et need on need kohad, et väga tänuväärt on need inimesed, nii et vaadake neid hoolega. Need, kes meid närvi ajavad, need on väga suured õpetajad tegelikult. Ja kuidas siis saavutada see sisemine intiimsus, eks ole, see on küsida õigeid küsimusi. Ma juba ennem tõin selle välja ka, et küsida endalt neid õigeid küsimusi, näiteks mida ma kardan, mida ma päriselt kardan. Oi, ma ei karda midagi. No, ja juba oled omadega metsas, tule sealt välja. Miks ma seda kardan? Mina nagu järjest sügavamale küsimustele ka, et ja mida ma tegelikult vajan? See on üks väga oluline küsimus. Mida mina tegelikult vajan? Ja hingetasandil siis ka, eks ole, et noh, et mul lihtsalt vaja süüa või mul on vaja, ma ei tea, järgmist autot on ju. No jälle küsida ka, et miks sul seda autot on vaja, võib-olla sul on juba üks on ju. No, et mis seal tegelikult taga on, see mingi tegelikult noh, et tahad näidata naabrile, et sul on kõvem auto ja siis noh, et kõva mees vaata, siis ta vaatab, tunnustab sind nagu või kadetseb sind või et sul on rohkem mingi võistluselement, mingi tunnustusvajadus, mis tegelikult on kuskil jäänud saamata. Aga ma väga sügavale nendesse lahkamistesse ei lähe. Oluline on see vabatahtlik sisekaemuslik töö, see hetked iseendaga. Ja siis lõpuks, et mis on selle sõnum? Mis on selle sellise tunde või hirmu näiteks sügavam sõnum, et mida see hirm tahab mulle öelda. Jah, et see on siis see, mida siis viimasena justkui küsida. Ja sealt võib veel tulla või mis siis saab, kui ma seda ei kardaks näiteks. Sest kui me julgeme vaadata iseenda varjude taha, need on sellised meie varjuküljed, siis alles siis me saame tegelikult ligi oma täispotentsiaalile. Et ennem ei saa, ennem on kogu aeg see elu on sihuke noh, nii ja naa ja on ja ei ole ja kuidagi keskpäraselt rühime läbi ja tegelikult nagu seda sisemist rahuldust, seda kirge, seda elukirge, mis tegelikult meis kõigis on. Kui me elame oma südame juhatuse järgi, see on meis kõigis olemas, et see juba on ka indikaator, et kui seda kirge enam ei ole ja kuidagi nagu lihtsalt kuidagi hakkama saama siin elus, siis see juba näitab, et tegelikult ei ole seda ühendust iseendaga. Ja ka üks hästi hea küsimus, mis aitavad siis on näiteks, mida ma päriselt armastan. Mis mind nagu siuke elevus tuleb peale, kui ma mõtlen selle peale või mida ma vihkan. Kui vihaseks teeb, kui ma selle peale mõtlen. Need ka näitavad tegelikult, kus ongi see meie elu kirg. Tihtipeale asjad, mida me ei kannata või me kuidagi nagu tunned seest, aga keerama, kui sa vaatad seda asja.
või noh, saad mingi uudise osaliseks ja siis kuidagi nii hakkab vastu, eks ole, siis seal on sinu kirg, seal on tegelikult sinnapoole ongi vaja just minna, et sa oled tulnud siia maale tegelikult aitama seda teemat ka lahendada enda panusega, siis ükskõik, milline see siis ka on. Ja see on ka see, et me ei avasta tegelikult oma tõelist sügavamat kutsumust enne, kui me ei ole loonud seda intiimset suhet iseendaga. Senikaua me ikkagi rühime teiste unistusi ja mingeid norme, mingisuguseid standardeid kuskilt väljaspoolt peale pandud, sest me ei tea, kes me oleme ja siis oleme nõus sellega, mis tuleb väljast, eks. Proovime seda ja proovime toda ja kui sa ei tea, mida sa tahad, kui sa ei tea, mida sa vajad, siis sa oled väga kerge välise poolt mõjutatav, siis, et siin on väga kerge mõjutada välise poolt. Tuul puhub sealt poolt, sa lähed kohe sinnapoole, on ju. Kus siis tuul puhub? Et see sisemine kindlus saab tulla ainult läbi selle, kui me päriselt siis teame, kes me oleme. Kõiki osi iseendast, ka neid kõige haavatavamaid ja neid kõige selliseid ebatäiuslikumaid, siis ütleme niimoodi, siis tegelikult ei ole olemas seda ebatäiuslikkust, see on lihtsalt mingi maha müüdud plõks meile, et joo, et noh, näed, kui sa selline ei ole, siis sa ei ole täiuslik. Kõik sina juba sündides olid täiuslik, see, et sulle maha müüdi siin vahepeal, et ei, sul peab ikka olema see ja see ja see ja see ja see ja siis sa oled alles täiuslik ja siis sa saad alles õnnelik olla. Noh, mida varem sa selle rotijooksu ära lõpetad, seda parem. Täiega austus rottide vastu, ei taha siin praegu tuua paralleeli, aga lihtsalt see on ikkagi selline illusioon, mis on maha müüdud, sest loodus vormib ikkagi inimese täiuslikuna. Nii et intiimsuse aluseks on olla nähtud iseenda poolt, iseendaga, see, et ma näen ennast päriselt sellisena, nagu ma olen, ma tahan näha, kes ma olen ja iseennast siis vastu võtta kõikide nende hirmude ja kõikide nende justkui valede või ebameeldivate osadega, eks ole. Et me võtame ennast vastu armastuse ja aktsepteerimise ja kaastundega, et jah, mul on ka selliseid päevi, kus ma ei ole kõige meeldivam inimene, eks ole, aga võtan need osad ka endast vastu ja teadvustan ja mõistan, et tegelikult igal asjal on oma ülesanne, et vahel ei saagi olla just kõige meeldivam, kui sinuga näiteks käitutakse lugupidamatult. Noh, näiteks, eks ole. No siis siis tuleb nagu, eks ole, tuleb olla peegel selles mõttes, et inimene saaks aru, et mida sa teed, et see ei ole okei käitumine, sest väga palju inimesi ikkagi ei pea endast lugu ja siis nad peegeldavad seda ka teiste peale. Ja see on koht, kus seista enda eest ja seada armastavaid piire. Ehk siis intiimsus on see, mis toidab seda sisemist soovi, seda ühendumise soovi, et me päriselt nagu ühenduksime, julgeksime ühenduda. Ekraan liigub nii lahedalt. Et me julgeksime ühenduda päriselt. Mitte lihtsalt tuleb Inglismaa näide kogu aeg, sest ma olen ise seal elanud ja kogenud seda how do you do? Ja kedagi ei huvita vastus. Inimesed vastavad sulle how do you do? Täiesti mõttetu, eks ole, et küsid, miks sa küsid üldse, ära küsi siis, et kõnni edasi või. Nagu üks tuttav tuli ka, polnud ammu näinud ja küsis, kuidas sul läheb? Küsin, tahad päriselt vastust teada või nagu lihtsalt küsin? Et sa tegelikult ei taha. Ma ütlesin, no selge, siis ma ei hakka sulle üldse ette rääkima. Ja ta tegelikult ehmatas ära nagu heas mõttes. Mina leian, et see oli väga hea ehmatus, sest ära küsi selles mõttes, kui sa päriselt ei huvita, siis ei ole mõtet teha nägu, et sind huvitab. Sest tegelikult meid huvitab. Aga meid huvitab sellepärast, et me tahame, et keegi meist huvituks. Sest me ise ei huvitu endast, on ju. See võib natukene pea ringi käima panna, mida ma nüüd ütlesin, aga see ongi see, et kui me ise endast ei huvitu, enda sügavamast olemusest, sellest, kes me oleme, siis me tahamegi teised meist huvituks, nad täidaks meis seda auku, mida tegelikult on meie enda ülesanne siis täita, eks ole, seda sisemist sügavat soovi. See auk on ju metafoor selles mõttes, et olla ühenduses iseendaga. Ja mida tugevam siis meil ühendus iseendaga, seda sügavamad ja tugevamad on meil ka ühendused teiste inimestega. Et siis ei ole siuke pinnapealne
tšigi-prigi ja ruttu kiiresti ja järgmine on ju, et noh, see sööb hinge sees tühjaks sõna otseses mõttes. Ja noh, see teeb veel palju muid asju ka, aga noh, sinna ma ei hakka minema selles mõttes nii. Ja miks siis üldse tasub nagu minna, olla intiimne iseendaga, et noh, ma ei tea, ma võib-olla juba vastasin kogu selle video käigus sellele küsimusele, aga ma tuletan või lisan siia juurde või võtan selle kõik kokku. On just see, et tegelikult meie elu saab alles siis täisväärtuslikuks, sest ühendus on meisse kui sotsiaalsetesse olenditesse sisse kodeeritud. Ja siis me saame olla päriselt ühenduses, tervikud ja vabad ka eneseväljenduses. Me ei mõtle kogu aeg, et enamus ei tunnista seda endale tegelikult, aga me tihtipeale nagu kohitseme või nagu redigeerime ennast kogu aeg, nagu ka vestluste ajal. Et ei tea, mis ta must mõtleb, ma seda üks ei ütle. Me kõik teeme seda vähem või rohkem. Mida teadlikum sa oled, seda vähem sa seda teed. Et tasub saada siis teadlikuks, sest maski taga väga pikalt olla, noh, kui maskipall on muidugi, pane aga pähe ja mine aga, väga tore on ja. Mul oli ka siin kuskil mingi kunagi, aga viskasin minema. Ma leian, et see, kes ma olen, on väga ilus ja väga sügav ja väga oluline ka olla nähtaval sellena, kes ma olen kõikide oma heade ja veadega, sest vaata, seal sünnib see päris ühendus, mida inimesed väga, no see on siuke defitsiit, see on väärtuslikum kui kuld, kui ma ei tea, kui joogivesi põhimõtteliselt. Inimesed otsivad seda ühendust igalt poolt siis läbi kõiksuguste tegevuste ja no kõik, mis tõstab dopamiini, eks ole. Noh, kõiksugused tegevused, sõltuvuslikud tegevused, ained, söök, shopping, seks, mis iganes, noh, alkohol. See kõik on selle sama taustaga. Sama mõttega seda tehakse, et kogeda seda sügavat sisemist ühendust iseendaga tegelikult. Ja kui meil on see ühendus iseendaga, siis nagu väsi korrutamast on see ühendus meil ka teistega. Me julgeme ühenduda teistega. Me julgeme küsida, noh, näiteks küsingi, et kuidas sul läheb? Just, et ja, no hästi läheb jah. Ma küsin, oled kindel, et läheb hästi? Sa päriselt ka tahad teada? Tahad äkki rääkida millestki või noh, et ma olen olemas selles mõttes, kui sul on vaja rääkida, et päriselt olla inimeste jaoks siis olemas. Et seda vähe ja seda on väga vaja ja see on see, miks inimesi tõmbab ka minu poole ja tahavad minu kogu aeg rääkida, sellepärast et ma leian, et see on väga-väga oluline ja mina ise olen julgenud olla intiimne iseendaga siis. Ehk siis see ühendus, mis ma teiste inimestega loon, on palju sügavam. Ka lihtsalt läbi vestluse. Ja noh, need küsimused siis ma tõin välja, kuidas siis jõuda sinnani, keri tagasi, kui meelest ära läks. Et küsida enda käest siis saada iseendaga tuttavaks. Kes sa päriselt oled? Kõikide nende maskide ja rollide ja ülesannete taga, mida sa oled võtnud siis endale kohustuseks. Sest alles siis ongi see, et sa ei otsi nagu väljaspoolt seda enam. Sa ei otsi mingit välist, kuskilt väljaspoolt kellegi käest midagi. Sa ei lähe mingi agendaga ühegi inimesega või suhtlema või mingisse olukorda. Et see kõik tuleb puhtast kohast, ehedast kohast. Ja me julgeme ka adresseerida selliseid teemasid, mis võib-olla ei ole kõige mugavamad. Sest me oleme iseendas julgenud hoida endale seda ruumi nendes kohtades, kus meil tegelikult ei olnud nagu mõnus istuda. Meil ei olnud mõnus vaadata iseendale otsa, et ma ei tea, et tegelikult see osa minust on päris raskes kohas ja tegelikult võib-olla on seal väga palju valu, mida ma olen pikalt alla surunud. Et see on pühendumise protsess, aga see on seda täiega väärt. Sest ennem tegelikult me ei hakkagi päriselt elama. Seni kaua, kuni me seda ei tee, me kanname mingeid maske, lihtsalt tuimestame ennast ja siis lõpuks, noh, ma saan aru, miks inimesed kardavad, et võtab maailma üle. No jah, kui me ennast edasi tuimestame niimoodi ja tegelikult päris ühendust ei loo, siis noh, siis põhimõtteliselt on see tõsi, jah. Aga senikaua, kuni säilib see inimlik haavatavus, ühendumine, see emotsionaalne intelligentsus, senikaua, noh, see ei ole isegi mitte variant. Et
tegelikult tuli tehnoloogia siia toetama meid nendes asjades, mis võiksidki olla automatiseeritud, et me saaks veelgi rohkem päriselt inimestena ühenduda üksteisega, oma lastega, oma partneritega, oma sõpradega, kõigiga. Et päriselt tulla kohalolusse siia praegusesse hetke ja julgeda päriselt küsida, et mis on siis tõeliselt oluline siin elus. Et ma loodan, et see video toetas sind selle olulise teema mõistmisel ja et sa julged nüüd päriselt iseendale otsa vaadata ja küsida, et mida ma päriselt vajan. Mida ma päriselt vajan, kes ma päriselt olen ja kuidas ma päriselt soovin oma elu elada. Et siis koori maha kõik need kihid, mis ei ole sina ja vastused hakkavad tulema. Küsi kõigepealt küsimus ja siis luba nendel vastustel tulema hakata. Nii et väekas eestlane, ma soovin sulle kõike ilusat ja teekond läheb alati edasi, ka teaduse avardamise minutite teekond läheb edasi, lihtsalt me digimuutume nüüd täiuslikumaks paketiks, mis tegelikult toetabki just sedasama inimeste julgust olla ehe, autentne, vaba oma eneseväljenduses, oma sisemises olekus, päriselt vaba, ilma igasuguste maskide, teeskluste ja mille iganes, et maskipallile võib minna küll, aga teeme siis nii, et see ongi maskipall. Et igapäevaelus oleme me päris ehedad inimesed iseendana, sest igaüks on kingitus, sina ka. Nii et ole väga võitud.